Tere! Olen Merike Neidorp, Tallinna Linnamuuseumi säiletaja konservaator. Siin on mõned esemed, mis lähevad välja novembris avatavale näitusele Linnaelumuuseumis. Siin on konserveerimisel praegu 2 korjanduskotti, teiste sõnadega ka tukukotti nimetati, mida kasutati kirikus jumalateenistuse ajal raha kogumiseks. Ülesehitus tavaliselt ongi neil selline, et on see raha kogumise anum ja tüüpiliselt on nendel hästi pikk puidust vars, millega sai kiriku pingiridade vahel käia ja sai niimoodi annetusi koguda. See korjanduskott on 18. sajandist kuskil 1700. Selleks, et teda korrastada, korda teha ja konserveerida, tuli võtta ta lahti osadeks. Siin on praegu näha töökäik. Siin on fotod enne konserveerimist, milline ta on siis välja näinud. Siin on nagu töö käigus, kus toimub pealissameti mahavõtmine. Et pealmine osa sellest kotist anumast oligi kaetud siidisametiga ja kard narmastega ja kardpaelaga kaunistatud. Ja sisse oli kleebitud papil linasest kangast voodriga sisu. See on nüüd originaal, mis sai välja võetud, kuid see tuleb välja vahetada konserveerimise käigus, sellepärast et tegemist on väga happelise papiga ja seda nagu jätta ei saa. Nüüd see jääb välja ja ta on uuesti see vooder liimitud happevabale papile ja kui siis nii kaugel tööjärg on, siis see nagu keeratakse sinna sisse tagasi. Samuti oli siin sees veel selline sama linasest kangast põhi, aga see nägi väga halb välja, sest kuna see plekk oli hakanud roostetama ja rooste on ära söönud siit kõik kanga, siis see põhjaosa on dubleeritud, nii-öelda toestatud Jaapani paberile. Näiteks see koht siit äärest on näha, siit on selline kadu siin servas, et siin ei ole äärt ka järgi ja siin on nüüd näha see topelt Jaapani paberi serv, mis on siin natuke kollakam. Nii et need augukohad on nagu topelt täitega Jaapani paberi puhul, et see on üldtoestus ja siis väiksemad tükid on siia aukude kuju järgi nagu liimitud. Ja pealmine osa sellel korjanduskotil on olnud siis siidisamet ja siin on ta juba lahti võetud ja pingutatud ja puhastatud ja kaunistuseks on olnud siis brokaatnarmad, brokaatpael ja siin on ka juba näha, kuivõrd kahjustatud see kõik on olnud. See siidi osa on peale liimitud, siin on näha, siin oli paks Tisleri liimi kiht, mis tuli puhastuse käigus kõik eemaldada ja siin on nagu see avamise protsess just näha. Kõikide selliste kadude taastamisega on ikkagi põhimõte, et nii palju kui vajalik. Siin on lihtsalt tähtis praegu fikseerida need lahtised niidid ja see ongi nagu põhiline ülesanne. Tegelikult ongi juba monteerimise etapp ja kui siin on küsimus, et mis sellest varrest saab, sest siin on näha, et see on murdunud, aga meie ülesanne ei ole seda täitpikkust vart tagasi siia teha, kuigi me ka isegi ei tea, kui pikk varss sellel esemel konkreetselt on olnud. Et see ei ole eesmärk oma, et meie säilitame seda, mis kujul ta praegu on. Nii, siin on siis teine korjanduskott. Meie ei tea täpset dateeringut,
kuid väljanägemise ja tehnika poolest oletame, et see võib olla pärit 19. sajandist. Et ülesehitus on tal sarnane, nagu ikka, silinder, mis on siis kaetud seest kui pealt. Sellel konkreetselt on sees nahk. Nahk oli väga tolmune, must ja see on kõigepealt ka kuivupuhastatud ja siis on ka destilleeritud veega niiskelt veel peale puhastatud. Serv on ka kaetud nahaga ja on näha, kuivõrd kahjustatud see nahk juba on väga kulunud. Algselt on olnud ta tume, siit on kõik pealispind juba kahjustunud ja mõnes kohas on ka tükid välja tulnud ja siit paistab metallvõru. Seda kahjuks lahti võtta ei saa, seda saab ainult lokaalselt nii puhastada kui kinnitada ja tõesti need nahakaod, mis on servad püsti, seda me ka spetsiaalse konserveerimisliimiga kinnitame ja liimime. Ja sellised naha kaitseks ikkagi kasutame ka vahasid, selleks on ette nähtud spetsiaalsed konserveerimisvahad, millega me kaitseme ka nahka pindmiselt veel. Ja seda on siin ka tehtud.